Leevituskõneks paluks Kaitseliidu ülem aastatel 2019–2023 kindralmajor Riho Ühtegi. Täna me tähistame jüripäeva. Ja jüripäev on rahvakalendris kevade põllutööde algusaeg. Tare esmakordse väljalaskmise aeg, uus tööperiood ja looduse tärkamine. See sümboliseerib uut algust ja lootust. Ning see on väga kohane sellele ajale meie looduses. Jüripäev on ka veteranipäev. Nii on see otsustatud, sest Püha Jüri on teatavasti ka sõjameeste pühak. Ja seoses sellega ongi 23. aprill, terve aprillikuu on küll veteranikuu, aga 23. aprill on siis veteranide päev Eestis ka. Paljud teist siin kannavad täna rinnas trukilille, mis on siis veterani toetuse sümboliks ja mõned ei kanna ka. Miks ei kanta, on erinevaid põhjusi. Me oleme viimasel ajal lugenud ja kuulnud neid vaidlusi, et näiteks ka seda, et palgasõdurite toetuseks ma sinilille ei kanna. Elukutselised sõjaväelased on kõik palgasõdurid. Ja kui nad on otsustanud selga tõmmata vormi ja valinud selle ohtliku elukutse, siis on nad teinud väga keerulise ja raske otsuse. Kes tahab minna ja teha midagi, mis on tema elule oht. Öeldakse, et need veteranid, kes meil täna on, keda me veteranides loeme, on sõdinud võõral maal ja täitnud võõraid huve. See pole nii. Tänu nendele ja nende valatud verele oleme me täna ikkagi NATO-s. Ma olen päris kindel see, et poliitika poliitikaks, aga see, et me panustasime koos teiste partneritega erinevates missioonides, on meile andnud selle NATO liikmesuse, mis on täna ikkagi vaatamata kõigile turbulentsidele ja kõigile probleemidele, mis on siin viimasel ajal olnud, on NATO kõige tõelisem julgeolekugarantii meile endiselt. On naiivne arvata, et me võiksime olla neutraalsed. Venemaa kõrval neutraalne olla ei saa. Seega oligi meil ainult võimalus, kas siis liituda lääne või idablokiga. Ja idablokist me tuleme, teame, et me ei taha sinna tagasi minna, oli ainult tee ainult lääne poole. Nüüd te küsite, miks mina ei kanna siin täna sinilille märki. Hommikul, kui ma hakkasin kodust välja tulema, siis ma tükk aega seisin ja mõtlesin, missuguse märgi ma oma nööppauku panen. Nööppauku maha panen üks märk. Ja kuna ma olen ise veteran, siis ma otsustasin, et panen ristimärgi rinda. Ja mille pärast? Püha Jüri on kiriklikus traditsioonis julguse, usu ja austatud ustavuse sümbol. Tema lugu räägib kindlaks jäämisest ka raskuste keskel ja sestap on ka sõjameeste püha. Ma julgen öelda, et sõna veteran on meil tõesti täna väga kitsas mõistes mõistetud. Tegelikult veteran tähendab kogemust. Ja ma näen siin saalis palju inimesi, kes ei ole täna ametlikud veteranid, kuid keda võib veteranideks lugeda, sest nad on ka iga kogemusega ja ka sõjaväelise kogemusega inimesed.
Tuleme tagasi Püha Jüri juurde. Me kõik oleme näinud seda monumenti, mis siin maja taga on, mis siis räägib sellest põhilisest loost, millega Püha Jüri kõige kuulsamaks sai, ehk siis lohe tapmisega. Ja kui me vaatame oma tänast seisu, tänast olukorda, siis ka meil on täna omad lohed, kellega me peame võitlema. Tihti on need lohed meis endis. Tihti on need lohed meie rahva ees, keda me peame alistama ja keda me peame tapma. Mis need lohed on? Hirm. Viimase 4 aasta jooksul on külvatud meisse väga palju hirm. Meile räägiti 2022. aastal räägiti meile, et kohe 24. aastal algab sõda. Meil on räägitud sõja algust kogu aeg, on seda mantrat taolt. Seda on tehtud valitsuse tasandil, seda on tehtud väga lugupeetud inimeste poolt, keda me kõik usume. Täna on valitsus aru saanud seda, et sellega on liial. Nüüd püütakse tagasi teha. Kuid paha on juba tehtud. Täna me näeme rohkem seda hirmu külvamist pigem väljaspool. Me oleme uudistest näinud seda, et isegi Ukraina president mõni aeg tagasi oma tele-ees rääkis sellest, et kohe-kohe rünnatakse Balti riiki ja Eesti. Ukraina on selleks omad põhjused. Tema peab kuidagi tähelepanu pöörama sellele, mis toimub. Vastasel juhul tema toetus ja rahvusvaheline toetus langeb. Kuid seda korjavad üles ka meie enda uudised. Seda korjab üles läänemaailm. Ja me elamegi niimoodi alalises hirmus. Alalises hirmus olukorras, millises oleme elanud tegelikult aastast 1991. Kui me tahtsime oma Eesti vabadust. Venemaa ei ole kuhugi kadunud, ta on siin kõrval olnud kogu aeg. Ja kogu aeg ära. Seega me peame võitlema oma hirmu. Ükskõiksus. Hirmuga koos tulebki ükskõiksus. Ükskõiksus on sama hull kui hirm. Kui ma vaatan Venemaa infooperatsioone, siis nende eesmärk ongi tegelikult saavutada see, et meiesugused riigid muutuksid ükskõikseks. Ja meie inimesed muutuksid ükskõikseks. Meil on ükskõik see, mis maailmas toimub, aga meil on ükskõik ka see, mis meie kõrval toimub, mis meie naabris saab, kuidas inimesed elavad meie kõrval ja see järjest süveneb. Lootusetus. Samamoodi. Järjest süveneb taasarusaamine, et ega meil ju midagi teha ei ole. See juhtub ükskord nagunii. No ei juhtu nagunii. Kui me suutsime tulla välja sellest Nõukogude Liidust, siis no ei juhtu see nagunii, kui me seda ei taha. Ja usaldus kadub. See on tõsine probleem. Tihti oleme ise süüdi, et meie vastu usaldus kadub. Need on need lohed, millega me peame võitlema siin igapäevaselt. See on meie kõigi enda teha. See ei ole ainult 1-2 inimese probleem, vaid see on see, et meil peame igapäevaselt võitlema. Me peame oma sisemist julgust tagasi saama ja me peame olema valmis kõige halvemaks, kuid lootma kõige parem. Kristlik vastus sellele ongi ju usk, armastus ja teenimine nendel samadele ohtadele. Jüripäev tuletab meile meelde, et me ei ela üksi. Meie ümber on inimesed, kogudus, perekond, külarahvad, linnarahvad, kõik me tegelikult peaksime üksteist hoida. Kevadel ei tule ainult
loodusesse uued tuuled, uued ilmad, tegelikult peaksid tulema ka meisse. Iga kevad on alati lootuste aeg. Et loodame ka meie sellelt aastat, sellelt suvel parima. Nii nagu kevad toob valguse ja elu tagasi maale, nii kutsub ka Jumal tegelikult meid ikka jälle uuele algusele. Suurema usu, julguse ja viigimusarmastuse kool. Mõelge siis sellele, käituseb selle. Tervituseks saab sõna Tori vallavanem härra Lauri Luur. Tervist, head kirikulised! Suur rõõm on tänasel päeval teid siin näha ja teiega koos seda sündmust ühiselt mööda saata. Ja ma põhjendan kohe miks, et täna hommikul aga oli uudis Saksamaalt, natukene Saksa uudiseid kuulasin ja Vikerraadiost ja siis seal räägiti, et sakslaste seas ei ole, noored sakslased ei soovi osaleda ajateenistuses, et see ei ole nii populaarne. Seal ka sellist kohustuslikku ajateenistust ei ole. Ja ma jäin mõtlema selle peale, mis on Eestis ja mis on meil, siis ma, nagu ütlesin, suur rõõm on tänasel päeval teid siin näha. Meil on kohustuslik ajateenistus, minu arvates, mis on väga õige. Lisaks sellele me pöörame sellele ametile väga suurt tähelepanu, just seesama aprillikuu, veteranikuu ja sinilille märk ja kas või pisiasjana, aga siiski olulise detailina selles loos on ka seesama sündmus täna siin, et me saame kokku, me tähistame, me tunnustame neid, kes on meie eest ja meie vabaduse eest seisnud ja hoiame seda ametit au sees, nii et ilusat veteranipäeva teile. Tervituseks on sõna endine Poola kaitseatašee kolonel Andrzej Dulong. April 21st is a special day to remember those who have been served in the Estonian Armed Forces and the Defense League, especially in Operation Abroad. 23. aprill on hea päev meenutamaks kõiki, kes on teeninud kaitsejõududes ja kaitseväes. It is a special day indeed, but we must remember about veterans not only in April. See on väga oluline ja tähtis päev, aga me peame veteranidele mõtlema ja neid meeles pidama mitte ainult aprillis. Every day we must remember those who have lost their health. This is important to remember, but keep in mind that their mental and physical rehabilitation takes time and requires real financial resources to alleviate their suffering, even if only a small way. Me peame neid meeles pidama kogu aeg ja eeskätt tähtsustama ja väärtustama seda, et nende rehabilitatsioon ja nende tagasi toomine ühiskonda on meie üks peamisi ülesandeid, aga see võtab aega. We must remember about their family, who may also need our help, our support. Me peame meeles pidama ka nende peresid ja ka nende pered võivad selles protsessis vajada meie abi. Every day we must remember those who gave lives during their service. We are obliged to pass this memory to the younger generation. Me peame ka erilisel viisil meeles pidama neid, kes on andnud oma elu selles teenistuses ja eeskätt, et meie noorem generatsioon seda ei unustaks ja meeles peaks. Look at around. This church was built in 1854. 90 years later, it was destroyed by occupying forces. Vaadake enda ümber, see kirik on ehitatud 1854 ja 10 aastat hiljem on ta hävitatud okupatsioonivägede poolt. In 1990, the group of Estonian patriots started restoration of it. 1990 rühm Eesti patrioote alustas selle pühakoja ülesehitamist.
Finally, 25 years ago, this place, this church, was consecrated as a memorial to all the victims of the World War II and the Estonian veterans. Ja lõpuks 25 aastat tagasi see pühakoda sai valmis ja pühitseti kõigi sõjameeste mälestuseks, kes on hukkunud teises maailmasõjas ja hiljem. This place is a specific example of preserving the memory of the war victims and veterans of the great Estonian nation. See pühakoda on suur ja ilus näide sellest, kuidas hoida au sees sõjas langenute ja veteranide tohutut panust selles teenistuses. Our today presence is a way to pay tribute to them, but also to thank those who help us to remember. Ja sellised mälestusüritused on väga oluline, et hoida seda mälestust ja samuti meenutada ka neid, kes selle mälestuse hoidmise on teinud võimalikuks. Long life Estonia. Elagu Eesti! Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega. Aga viimasel päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voorivad ta juurde. Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja et te võiksite käia tema radu. Sest Siimionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Ja tema mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganeid kaugele maadeni. Siis nad toovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Kuulame Püha Evangeeliumi Johannese 15. peatükis. Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade ees. See on Issanda sõna. Vennad ja õed, ärevatel aegadel saab kiiresti selgeks, mis on päriselt tähtis, ja siis langevad ära ilusad sõnad, teesklus ja kergemeelsus. Alles jäävad kohus, ustavus, kaaslane sinu kõrval ja küsimus, mille eest sa tegelikult seisad. Prohvet Miika annab meile pildi, mis ei ole nõrkade unistus, vaid Jumala tõotus. Tuleb päev, mil mõõgad taotakse sahkadeks ja odad sirpideks. See tähendab, et sõda ei ole kunagi viimane sõna. Vägivald ei ole maailma lõppsiht ja Jumala tahe ei ole häving, vaid kord, rahu ja õigus. Kuid just sellepärast on langenud maailmas vaja neid, kes peavad seisma valvepostil
et kurjus ei murraks sisse kaitsetute ellu. Evangeeliumis ütleb Kristus, ei ole olemas suuremat armastust kui see, kui keegi annab oma elu sõprade ees. See ei ole sotsiaalmeedia loosung, vaid tõde, mis kaalub rohkem kui kõik paraadid ja kõned kokku. Sõdur teab, et teenistus ei ole esmalt auasi, vaid vastutus. Relva kandmine ei tee kedagi suureks. Suureks teeb see, kui inimene jääb ustavaks tõele, korrale, oma rahvale, oma kaasvõitlejatele. Kristlane ei õnnista sõda, aga kristlane õnnistab truudust, vaprust ja ohvrimeelsust, kui neid kantakse õige asja ees. On vahe vallutajal ja kaitsjal, on vahe vägivallal ja kaitsjal, on vahe auahlusel ja eneseandmisel ning Jumal näeb seda vahet. Seepärast ei palveta me täna mitte selle ees, et meil oleks kerge, vaid me palvetame, et meil oleks sirge süda, kaine meel ja kindel vaim. Et hirm ei võtaks võimus, viha ei mürgitaks hinge, et ükski mees ega naine, kes seisab oma rahva kaitsel, ei unustaks, et ka relvast tugevam on südametunnistus. Kui ajad on ärevad, siis pidage meeles. Teie töö ei ole üksnes piiri, maa-ala või üksuse hoidmine. Teie töö on hoida ruumi, kus lapsed saavad kasvada. Vanad inimesed saavad rahus elada, kirikukellad saavad heliseda ja rahvas saab jääda vabaks. See on raske, aga auväärne teenistus. Ja veel enam, ükski sõdur ei seisa üksi. Kristus ise on käinud läbi hirmust, kannatusest ja surmast ja tema ei vaata eemalt kaugelt peal. Tema on nende kõrval, kes valvavad öös, kannavad koormat, matavad kaaslasi ja täidavad oma kohust ka siis, kui süda väriseb. Tema annab jõu, mida inimene iseendas alati ei leia. Seisame siis kindlalt, ärge muutugem kõvaks südamel, aga ärge muutugem ka pehmeks tahtes. Hoidkem au, korda ja üksteist ning ärgem unustagem, et meie palve ei lõppe relvade juures, vaid tõuseb Jumala ette selle päeva pärast, mil rahu saab viimaks täielikuks. Aamen. Ja meid on tulnud tervitama Liblika lasteaia lapsed ja nad laulavad meile laulukese Mu kodu on tilluke ja me oleme mõelnud nii, et kirik laulab lastega kaasa. Tuleme teid tervitama Pärnu Liblika lasteaiast. Meil on väga tähtis, et meil on oma kodu, meil on oma sünnimaa, Eesti. Ja nüüd mõelge kõik ennast tagasi lapsepõlve. Valisime just selle laulu, mida te kõik mäletate. Olge koos meiega lapsed ja laulge koos meiega kaasa. Mu koduke on tilluke.
sõjameeste mälestuskivi on saanud 25-aastaseks ja selle meenutamiseks me õnnistame sisse mälestustahvli, mis on 2 ukse vahel. Vaimulikud lähevad sinna ja inimesed saavad püsti tõustes ja oma kohal vaadates seda tseremooniat. Meie maine kodu on tõesti tilluke, aga kui me oleme Jumala lapsed, siis on meil taevane kodu ka olemas, suur ja igavene, ja võime rõõmustada, et taevase isa koda võib ka siin maa peal olla ja me võime siin kokku saada. Ja tõesti 25 aastat tagasi ühitseti see pühakoda ja selle mälestuseks on nüüd kohe avatamas mälestustahvel. Palume kõigepealt eemaldada mälestustahvlilt katte. Kõneldes 25 aastat tagasi siinse koguduse nimetamisel Püha Jüri koguduseks ja kiriku pühitsemisel Eesti sõjameeste mälestuskirikuks, millise talituse viis tookord läbi eksiilkiriku peapiiskop Udo Petersoo, tuletasin mina meelde, et Püha Jüri sümboliseerib võitlust kurjaga. Ja see on paratamatult inimlik ülesanne siin maa peal. See võitlus nõuab aga valmisolekut ka kõige suuremateks ohvriteks, kas või oma elu ohvriks toomist. Meenutagem siinjuures kristlikke märtreid, aga ka neid, kes on langenud vastuseisul võõrvägedele ja oma maa ja rahva vabaduse eest. Aga samas, kui meil pole midagi, mille nimel surra, pole meil ka midagi, mille nimel elada. Kirik on sündinud ja elab inimeste surma võitvast usust, mis toetub Kristuse võidule surma üle, sest issand ütleb, mina elan ja teiegi peate elama. Meie palvetame, kõige väeline igavene Jumal, sina valitsed aegade, rahvaste ja olukordade üle. Me meenutame Tori koguduse nimetamist Püha Jüri koguduseks ja kiriku pühitsemist Eesti sõjameeste mälestuskirikuks 25 aastat tagasi, mille tähisena see mälestustahvel siia on paigutatud. Õnnista, issand, seda mälestustahvlit ja lase sellel meile ja tulevastele põlvedele alati meelde tuletada, et sinult tuleb meile vabadus ja lootus ja sina annad meile jõudu võidelda jaotuse võitlust. Seda palume meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nooremleitnant Venda Malvik, madrus Dmitri Solotuhhi, reamees
Tõnis Käär, reamees Oleg Kolmkant, madrus Rene Telve, nooremveetel Janek Välba, seersant Maido Saguri, seersant Lauri Puss, nooremseersant Allar Adusson, nooremseersant Veiko Tonberg, nooremseersant Marek Mõttur, kapral Indrek Vilman, kapral Aleksei Dmitriev, kapral Priit Veskinõmm, kapral Kalle Uutmann, reamees Tarmo Liiv, reamees Erki Ollu, reamees Eero Urjamaa, reamees Rocco Puss, veebel Aleksander Mjasi, reamees Heini Poitsov, lipnik Sven Pung, nooremseersant Andres Nuiamäe, vanemveebel Arre Illenseer, seersant Kalle Torm, nooremseersant Jako Karu, vanemveebel Ivar Prohv, veebel Allai Tikko, nooremseersant Kristjan Jalafras, veebel Erik Salm, seersant Raivis Kamm, kapral Aare Viirma, nooremseersant Hendrik Sikka, kapral Agris Kutprov, veebel Martin Tiit, maad Marko Knapp, kapral Riivo Ekpao, reamees Marlon Pukk, nooremleitnant Kertu Soldal, veebel Neeme Brunn, veebel Andrei Kurotškin, reamees Kristoffer Kosemaa. meie Isa, kes sa oled taevas, ühistatud olgu sinu nimi, sinu liin tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast
olen isiklikult veendumusel, et veteranid on kõik need, kes on andnud Eesti Vabariigile sõduri vande. Ja veterani me loeme Vabadussõja algusest kuni tänase päevani. Ei ole mingit vahet. Eesti riik on teatavasti järjepidev ja seesama järjepidevus peab ka edasi kestma, nii ka veteranide seas. Tuletan meelde, et enne sõda veterani päeva nimetati Vabadusristi vendade päevaks ja viimane Vabadusristi vendade kokkutulek toimus 16. juunil 1940. aastal Pärnu linnas ja Sindis. Oli organiseeritud 2 erirongi, kes tõid Vabadusristi kavalerid ja nende pojad kohale. Kuid teatavasti 17. või järgmisel päeval okupeeris Nõukogude Venemaa Eesti. Eestisse tuli täiendavalt üle 120 000 venelase. Ja Eesti riigil oli sellega lõpp. Esimene päevakäsk, mida andis kindral Laidoner, oli, et kõik relvad tuleb 24 tunni jooksul kokku koguda. Ja seda tehtigi täie tõsidusega, toodi rohkem relvi, kui arvel oli. Siis oli 1 aasta veel Varese valitsuse mängu ja siis tuli seesama teine maailmasõda peale, oli 3 aastat Saksa okupatsiooni, siis oli 1944, nagu me teame, ka see pühakoda hävis 22. septembril, taganev Saksa üksus õhkas selle silla ja mehed, kes olid purjus, süütasid kahjuks ka selle kiriku. Peale sõda üritas kohalik rahvas seda kirikut üles ehitada, kuid punavõimu poolt aastal 1961 anti korraldus kirikumüürid lammutada. Ja see ülesande anti Pärnu teedevalitsusele ja konkreetselt Tori teemeistrile Paul Varesele. Paul Vares oli enne sõda käinud siin kirikus leeris ja ta ei tahtnud seda käsku lihtsalt täita ja hiilis selle käsu täitmisest kõrval. Ja siis ühel ilusal päeval tuli kellelegi, me ei tea, kellel see mõte tuli, et teeme siia kirikumüüride vahele Alma Vüü lasketiiru. Ja see võimudele meeldis, siia kiriku saali ja siis käärkambri vahele lõhuti aknad, kaeti kilpidega ja siin läks siis võistlemiseks lahti. Tänu sellele jäid kirikumüürid püsti. 89. aasta 30. septembril, kui me taas avasime Tori kalmistul asunud Vabadussõja ausamba ja kui see sammas oli avatud, siis peale seda oli väike pidu ja seal peolauas tuli see mõte, et mida teha kirikuga, et siin sees kasvasid puud, siin pildi pealt on näha, millised need puud on siin küll langetatud, aga milline oli olukord. Ja 1. oktoobril 1989 Suigu metsamehed langetasid siin kirikus kasvavad puud ja sealt hakkas selle kiriku taastamine tasahilju peale. Ja mina tundsin kapten Harald Nugiseksi ja mina läksin tema juurde koju ja küsisin, et kas ta oleks nõus kampa lööma või meiega liituma Tori kihelkonna muinsuskaitse seltsiga, et meil on selline mõte, et taastaksime selle kiriku 2. maailmasõja ohvrite mälestuseks. Aga see initsiatiiv tuleb nende poolt, kes võitlesid Eesti eest Soome ja Saksa mundris. Ei saanud ka alasti võidelda Eesti eest, mingi munder pidi seljas olema. Ja mehed olid sellega päri ja tänu Harald Nugiseksi tuntusele see läks üle maailma see teade. Ja meil oli plaanis teha aastal 1990
üks nädal peale üldlaulupidu 7.–8. juulil siin ülemaailmne Eesti sõjameeste kokkutulek. Kuid kahjuks see kokkutuleku olime sunnitud ära jätma, sest Moskva saatis siia 13 soomustransportööri, PTR, 28 BMP-d, 11 masinat abiväelastega või dessantväelastega, Riiast lennutati Pärnu lennuväljale 8 lahingkopterit. Ja loomulikult me ei saanud sellele provokatsioonile alluda ja me jätsime selle kokkutuleku ära. Esimesed toetajad, selle kiriku toetajad, olid Austraalia Eesti sõjaveteranid. Nad panid kokku 500 Austraalia dollarit, see oli tollase kursi järgi 380 USA dollarit. Kui me mõtleme tänasel päeval 400 euro eest, et hakkame ühte purustatud maakirikut üles ehitama, siis kõik hakkavad naerma selle mõtte peale. Aga näete, see on saanud meie ühisele pingutusele, oleme jõudnud tänasesse päeva. 25 aastat tagasi peapiiskop Udo Petersoo ja tollane praost Andres Põder pühitsesid selle kiriku hoone Eesti sõjameeste mälestuskirikuks ja kogudus nimetati ELK Tori Püha Jüri koguduseks. Mul on väga hea meel, et teid on, kirik on rahvast täis ja keegi pole tulnud siia nii-öelda käsukorras. Et see on eriti nagu teeb meele rõõmsaks. Ja ma loodan, et see kiriku tee ei rohtu mitte kunagi. Nii kaua, kui Eesti rahvas kestab ka see sõjameeste kirik. Ja ma palun siia Tiit Põderi, kes tahab anda ühed tänumärgid üle. Tahaks anda tänumedali Rein Kikasele. Medal on käes, aga anname tunnistuse järgi. Eesti eest turvaliselt. Nii, Vabadusvõitlejate Liidul on heaks tavaks Eestile märgilistel tähtpäevadel tunnustada noori. Seekord tunnustame Jakob Vestlane gümnaasiumi ja Rae gümnaasiumi liputoimkondi Riina Märgiga Jüri Tõrvik. Hannes Alas. Lauren Alas. Janner Johansson. Rudolf Kattel. Jürgen Niine. Lisette Mander. Marta Randrüüt. Kennet Toh. Stinger Vahtrik. Eesti sõjameeste mälestuskiriku taastajate ühendus autasustab teid, Andrei Tulong, Eesti sõjameeste mälestuskiriku Püha Jüri medaliga. Rapla Vabadusvõitlejate ühendus
tänab teid aktiivse noorte isamaalise kasvatuse eest ja annab teenetemärgi Priiuse Suurrist vanemleitnant Tiit Põder. Eesti eest surmani. Sama tegevuse eest on samuti teenetemärk Priiuse Suurrist noorem seersant Jüri Solman. Eesti eest surmani. Üks kulminatsioone Jüri tule pühitsemine ja teele saatmine ja Jüri tuld pühitseb peapiiskop emeritus Andres Põder. Issand, õnnista seda Jüri tuld, et see süütaks inimsüdame teenima oma maad ja rahvast ligemiste heaks ja Jumala auks. Aamen. Viin selle tule Tallinna Jüriö parki. Leialine tule Pärnu Lipikalasteaia laste vanematele. Niosę to światło dla wszystkich estońskich i polskich weteranów. Latvijas salaspils.
Eesti riigi nimel Riigikogu liige Alar Laneman. Meil on tavaks öelda, et kangelane andis oma elu. Võib-olla on olukordi, kus minnakse teadlikult ohverdamise peale. Aga tegelikult ükski kangelane ei lähe võitlusesse ega lahingusse kavatsusega oma elu anda. Ta läheb missiooniga, et näita ülesanne ja kui vaja, siis võtta vaenlase elu. Ja need elud, mis oleme kaotanud, need on ju kurja käe poolt võetud. Au kangelastele. Eesti Kaitseliidu esindajana major Aavo Veljak. Täna on päev, mil üle Eesti on heisatud meie riigilipud ning me tähistame veteranipäeva. See 2013. aastal alguse saanud traditsioon on ilus viis tunnustada ja tänada neid ligi 4000 vaprat meest ja naist, kes Eestist kaugel sõjalistel missioonidel on andnud oma panuse ja sellega tugevdanud meie riigi julgeolekut ja andnud oma panuse meie liitlassuhetesse. Kaitseliidu jaoks on veteranipäev auasi. Poola kaitsevägi. Läti Kaitseliit. Tori vald. Pärnu linn. Austatud veteranid, head kohal olijad. Täna jüripäeval koguneme siia Tori Püha Jüri kirikusse, et mälestada ja austada neid, kes on andnud oma panuse Eesti vabaduse ja julgeoleku eest. Veteranipäev ei ole pelgalt kalendripäev. See on hetk, mil peatume, mõtleme ja ütleme südamest aitäh. Aitäh neile meestele ja naistele, kes on teeninud Eestit ka kaugel kodust. Aitäh nendele, kes on seisnud meie väärtuste eest keerulistest ja ohtlikest tingimustes. Aitäh ka nende peredele ja lähedastele, kes on kandnud seda koormat koos nendega. Eesti julgeolek ei sünni iseenesest. See toetub inimeste julgusele ja vaimule astuda samm ettepoole ka siis, kui see ei ole lihtne. Tänane jürituli sümboliseerib valgust ja kestvust. See on märk sellest, et me ei unusta. Me ei unusta neid, kes on langenud. Me ei unusta neid,
kes on teeninud. Ja me ei unusta vastutust hoida Eestit turvalise ja vaba riigina ka tulevikus. Pärnu linnavalitsuse nimel avaldan sügavat tänu kõigile veteranidele. Teie panus on hindamatu ja teie eeskuju annab kindlust ka järgmistele põlvkondadele. Soovin meile kõigile rahu, ühtsust ja kindlat usku sellesse, et Eesti jääb püsima. Eesti Vabadusvõitlejate Liit. Eesti Muinsuskaitse Selts. Täna on jüripäev. Täna on ka Eesti sõjaveteranide mälestuspäev. Mälestame neid vapraid mehi ja naisi, kes on Eesti vabaduse ja au eest langenud 20. ja 21. sajandil. Kuid Eesti Muinsuskaitse Selts teab veel paljusid vapraid mehi ja naisi, keda me saame samuti veteranideks kutsuda. Ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi nimel ma süütaksingi küünla siin selle vapra tundmatu mehe mälestuseks, kes 1343. aastal süütas vabadusleegi Harjumaal ja tõstis mõõga Eesti vabaduse ja au kaitseks. NATO Allied Forces French contingent. Soome ohvitseride ja reservväelaste liit. Eesti sõjameeste Pärnu ühendus. Jaan Roosnurm. Heldor Paulson. Tudogi suppi ja kohvi välja, jah? Paluks siis marss kohe. Pillime. Ja nüüd me kuulame lõpumarssi ja pärast seda on sõdurisupp kiriku aias ja kohv kirikus sees.